No eks väike ma juba, kui ma kuskilt tulen, bussipeatus on Turu väravas, ma tulen korra üle Turu vaatan, mis on huvitavad ja kuidas hinnad on ja vahel ostan ka, kui on odavat kaupa. Ja. Praegult on küll vilets. Kunagi ta oli päris kena, aga nüüd on ta viimasel on täitsa lõpp. Rohkem on see kalsuputkasid siin ja vanast oli siin talumeeste kaubad, siin oli värsket piima sai osta, aga nüüd ei saa midagi siin osta. Eks, kes elab siin ligidal ja ei taha nagu kaugemale minna, siis need ikka käivad. Sest kui üldse ei käiks, siis kaoks ju kaupmehed ka päris ära, aga nad päris ära veel kadunud ei ole, kui mõned on. Ei no, mida siin muuta ei ole midagi vaja, lihtsalt on vaja korralikud lauad siia teha, et inimesed saaksid siin siis müüma hakata ju. Sest siin on ju kõik, mis siin on ju nii vanast ajast ja kõik on ära lagunenud ju. Ja ühesugused kioskid või midagi niisugust, mis oleks ilusam või puhtam või korralikum. Teate, eks see on kahe otsaga asi. Muidugi, mina arvasin, et ma tegin selle ruumi selleks, et saada 2020. aastani, nii kui rendileping oli, eks ole. Aga nüüd 3 aastaga ta mulle tagasi ei tasunud ju. Rahaliselt on muidugi väga suur kaotus, aga seal samas, kui seda turgu vaatad, siis kui seda turgu nüüd ei tee, siis aasta pärast võib selle ju buldooseriga kokku lükata. Vaja teha on. Mulle ei ole õiget usku selle Nõmme Turu tulevikku. Ma kardan, et ta sureb välja, sest hinnad on suhteliselt kõrgemad, kui on keskturul ja poodides. Ma käisin täna säästumarketis, ostsin 14 krooni kappu kapsast, aga siin maksab 20. 6 krooni hinna vahe. Poes on odavam kui turul. Tavaliselt peaks ikka olema turg odavam kui pood.
Kuidas ehitustööd kulgevad? Ehitustööd kulgevad graafiku järgselt ja 16. mail kell 11 lõikab siis linnade linti ja avame turu. Probleeme pole ilmenud? Probleemid on iga päev, aga probleemid tuleb lahendada. Kuidas erineb Nõmme turg teistest Tallinna turgudest? Nõmme turg, esiteks on ta ainuke munitsipaalturg üldse Eesti Vabariigis minu teada. Ja teiseks on see, et ta on algusest peale projektijärgselt ehitatud turg. Siin on uued kanalisatsioonitrassid, siin on uued elektri, nõrkvoolukaabeldused, kõik on uus. Mis saab Nõmme turu unikaalsest miljööst? Eks kindlasti ole inimesi, kes seda unikaalset miljööd tähendab taga igatsevad. See on siis kodutud, joodikud, narkomaanid, hulkuvad kassid, räpasus, mustus. Meie nagu üritame teha sellist kaasaegset Euroopa mõistes kaasaegset turgu, et milline see turg ja turukultuur võiks nagu kaasajal olla. Võib-olla mõni heidab ette, et ta on nagu kioskite süsteemile üles ehitatud, ehk siis iga kiosk on omaette kauplus, aga avalette saab veel juurde panna, nii et seda suhtlemist otse inimeselt saab ikka siin edaspidi ka olema. Mul on hea meel näha teid kõiki siin Nõmme turuparklas. See oli alles hiljuti, kui siin olid oriloigud, pikali kukkumas kioskid ja ma ütlesin ajakirjanikele, et 16. mai on see päev, kui me tuleme kõik koos siia maasikaid ostma ja purskkaevu äärde istuma. Täna on see päev käes ja ma loodan, et kõik inimesed leiavad taas tee siia Nõmme turule. Veel kord, suur aitäh siia tulemast, ilusat meeleolukat turupäeva. Ja me tegime selle ära. Aitäh meile kõigile! Tehtud! Niisiis on avatud! Nõmme turg on avatud uus turg! Meie üks oluline lähtepunkt oli see, et nii noored kui eakamad leiaksid uuesti tee turule. Et siia oleks põhjust tulla ka jalutama, hingama värsket õhku, miks mitte vanaemal oma lapselapsega või kevadel lausa äsja armunud noortel tulla siia purskkaevu äärde maasikaid sööma. Ja see tõepoolest oleks lisaks kauplemiskohale ka kultuurikoht ja vaba aja veetmiskoht. Tõesti meeldib siin uuel turul? No, ei saa võrreldagi üldse. Vaadake, kui ilus, puhas, ava, rahvas kui palju, kaupa kui palju. Need oleme üle linna turul. Kas tuli purskkaev meil? See on jumala lahe. Siis ma ei näingi seda. See on nägi samas keskel. Jumala lahe. Sobib hästi. Väga vahva on. Tore, et selline on tehtud. Ja korda on tehtud ja väga kena. Meelditab tagasi tulema? Kindlasti, me elame siin lähedal ka, nii et hakkame kindlasti käima. No väga ilus. Ei ole midagi öelda. Võrreldes vanaga, mis vanast oli jumal. Jah, ma usun küll, et kui me vaatame nii Tallinnas kui Eestis olevaid turge, siis selline hea laada turukultuur on kadumas, nii et Nõmme turu selline värskendus ja uus sisu ja uus hingus on küll selge märk sellest, et me üritame taastada sellist head laadakultuuri. Täna on selge eeskuju olemas Nõmme turu näol ja ma loodan, et sellest võtavad õppust nii mitte ainuüksi Tallinn, vaid kõik ülejäänud Eestimaa linnad.